silmapilt. Mida? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tervist, mina olen reporter Pikat ja siin täna Kivimäel juhtus üks päris tõsine õnnetus, et siin on 2 noort poissi on siin pikali maas ja nad tunduvad olevat surnud. Me jõudsime siia palju varemat ja me juba kutsusime kiirabi siia kohale, aga me ei tea küll, millal nad jõuavad. Need poisid olid pannud mingisugust püssirohtu vist kivi sisse, mis oli plahvatanud ja selle järgi tekkis väga suur pauk ja kutsuti kohe siia. Ja nüüd me tulime siia, vaatame, mis siin nende poistega toimub, aga vist pikka pidu ei ole, Mart, nad on mõlemad kastis ära. Kõndisin küla peal ja kuulsin jutte, et sulle pärandatakse talu ja saad ise kõrboja peremeheks. See ei ole tõsi. Anna haiseb räägid. Ma tahan pigem sinuga olla, kallis. Rahu. Tervist, reporter Pikat jälle taas siin ja täna me saime siis uued uudised, et Villu tegelikult ei soovi omale pärandada Kõrboja talu ja ta rääkis seda, et ta ei soovi Annaga olla mingisuguse deodorandi või haisuprobleemide pärast, ma ei ole täielikult kindel isegi ausalt, aga ta leidis omale uue naise, kellega ta praegu seal aega veedab, Eevi, ja ta ikkagi ei saa Kõrboja talu pärandajaks. Aga lähme korraks küsime nende käest, mis siin toimub, ma tahan meile paar kiitust ka anda. Tervist, Villu! Vaata, ma tõin teile siin armukestele paar patareid. Te saate siin laadida omal vidinaid ja värki, vaata. Jämma. Esimene mehe temp tema elus. Tervist, me oleme siin reporter Pikatiga ja täna me saime kurbadsi uudiseid, et Villu suri siin samas ära. Ja kahjuks mul ei ole isegi sõnu sellise asja jaoks, see on väga etteaimatu, mitte keegi ei osanud sellist asja isegi arvata ja see on vägagi kurb, ma loodan ta perele kõike paremat ja me peame leidma nüüd Kõrboja talule uue peremehe, kuna Villust seal palju alles enam ei ole. Aitäh!